Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Seekordne saade viib meid üle mere, täpsemalt Käina kardirajale, kus teoks Eesti kardispordimeistrivõistluste 2 järjestikust etappi. Järjekorras oli tegemist 4. ja 5. osavõistlusega, mis seekord olid ajalooliselt selle poolest, et lisaks lätlastele, soomlastele ja rootslastele olid seekord külalises ka Norra noored võidusõitjad. 4 päeva jooksul käisid Taago klubi rajal väga tulised sõidud, seda sõna otseses mõttes, sest õhutemperatuur oli üle 30 kraadi ja kuumal asfaldil kihutati pea kõikides klassides uued rajarekordid. Otse Euroopast oli kohal ka KC2 klassi viimaseks päevaks Sten Piirimägi. Kuidas Euroopas sul on käsi käinud? Üldjuhul on päris hästi läinud, et me vist nii Euroopa esimesed 2 etappi kui ka Beneluxi esimesed 2 võitsime ja siis see International Open, mis on kohe hooaja alguses, et selle võitsime samuti. Saime siis pääsme sinna Le Mansi finaali. Ja nüüd käisime Genkis sõitmas 3. Beneluxi etapil, aga seal juba andis tunda, et raamtehnika hakkab väsima, et seal me pidime lihtsalt võimalikult palju punkte korjama. Et seal me kahjuks poodiumi peale ei saanud võidelda, aga ega alla ei anna. Klassis Mikro olid eelnevatel etappidel väga head kiirust näidanud tüdrukud, kes eelmisel korral võtsid lausa kaksikvõidu. Hiiumaal oli mõlemal päeval võidumees Tõnis Toomingas, kes nauditava sõidujoonisega teistele noortele rivaalidele palju sõnaõigust ei andnudki. Kõige lähemal jõudis Tõnisele Damir Mingazov, kes oli mõlema stardis teine, 3. koha jagasid Kertu Valing ja Robin Kala. Sõit oli väga raske. Mehaanik kogu aeg näitas kõrvalt, et kogu aeg jõuavad Amir jõuab kogu aeg järgi ja ma üritasin kõigest väest ja võitsin mõlemad päevad ära. Kuni viimase ringini oli asi ikka väga lahtine veel, jah? Väga lahtine, aga esimesel päeval nii lahtine ei olnud. Teisel oli väga raske. Aga rehvid pidasid lõpuni vastu, sest nii kuum ilm teeb liiga neile. Ja, aga ma sõitsin mõlemad päevad ühtede rehvidega. Miniklassis on selle hooaja valitsejaks olnud Ruben Volt, kes on korralikke sõite teinud ka Euroopa ringradadel. Seekord oli ta üliraske ülesandees jõuda mõlemas finaalis võimalikult kõrgele, olles sunnitud alustama päris pika rivi lõpust. Mõlemal korral võidutses Joosep Planken, kellele mõlemal päeval järgnes nooruke Mark Dubnitski, kes 5. etapil kuni ruudulise lipuni Joosepit surve all hoidis. Taaskord andis poistele kõva lahingu Carmen Graav, kes teisel finaalipäeval sõitis välja parima ringiaja, ise lõpetas aga 4. kohaga. Kõige kiiremas KC2 klassis on Eesti poistele silmad seni ette andnud soomlane Henri Kokko. 4. etapil tuli ta sellega taaskord toime, aga pidi Käinas selleks kõvasti pingutama, sest parima ringi sõitis välja hoopis teisena lõpetanud Mattias Rass, kes jäi külalise alla vaid 0,6 sekundiga. Üle pika aja oli oma kardile hea hoo sisse saanud ka kogenud Antti Rammo, tasuks 3. koht. 5. etapil oli joonel juba ka Sten Piirimägi, kes eelsõitudes purustas juba rajarekordeid ja finaalis oli tema jaoks ainus ärev hetk stardis, mis kõige paremini ei õnnestunud. Aga kulus vaid 1 ring ja senine liider Henri Kokko sai pikalt imetleda vaid Sten Piirimäe selga ja sedagi üsna kaugelt, sest finišiks oli nende vahe juba üle 7 sekundi. Keskmine kiirus oli Sten Piirimäel üle 85 kilomeetri tunnis. Äge päev oli, tore päev oli. Ega ma tegelikult tulingi siia niisama nagu lõbutsema, selles suhtes, et me teadsime, et kui me tuleme siia, teistel on 3 päeva juba sõidetud, nad teavad neid seadeid 3 korda paremini kui meie. Aga me tulime vabatrenni sõitma ja tundus, et seal juba asjad toimivad ja natuke muutsime raamiga seadeid, aga tegelikult kõik istus juba esimesest ringist saati ja sai sõita. Kergelt ei tule siin midagi, aga vahe konkurentidega tuli ikka ülisuur. Ja ma arvan, et puhas sõiduaja vahe olekski olnud nii suur, aga ma nägin juba, et Kaspar ja Henri seal hakkasid võitlema ja sellega hävib nii meeletult aega. Aga jah, ma ei teagi, mis need teistel ringiajad olid, ma ei tea palju see vahe oli.
No stardiga see Henri Kokk on natuke üllatas teid või? Ma arvan, ma üllatasin ise ennast, et kui ma peaaegu välja suretasin selle mootori, et see on kindlasti veel asi, mis jääb kripeldama tänasest päevast, aga muidu saab rahule jääda. 3. koha päästis Eestile Kaspar Korjus, kes soomlasele lõpuni kõva survet avaldas ja eelmise etapi 8. koha nüüd 3. vastu välja vahetas. Sul olid seal ka omad võimalused, ütleme, tiimile kaksikvõit tuua. Ja et kahjuks seekord nii ei läinud, aga loodame järgmine kord kindlasti kaksikvõitu tuua, et ses suhtes, et Sten tuli, meil on samad asjad, ta oli parem, loodan järgmine kord ka temast eespool olla. No Kokot sa suutsid väga ilusti tegelikult selja taha hoida, kas sa tegid mõne vea, et siis leidid selle augu möödaminekuks? Ja eks väsimus tiks peale, et 4 sooja päeva on juba selja taga ja siis ta oli tark ja kaval ja natuke kiirem ning leidis oma võimaluse. TD2 ja Mastersi finaalis eris põnevust ei olnud. Esimesel päeval sõitis teistel kaugelt eest ära lätlane Makušins. Teise ja 3. koha jagasid omavahel Priit Sei ja Ragnar Veerus, kes suutsid teise kiire lätlase Aljošinsi lõpuks poodiumilt välja tõrjuda. 5. etapil lätlased enam kaasa ei teinud ja Priit Seil võiduga probleeme ei tekkinud, Ragnar Veeruselt jäi oodatud lahing andmata. 3. oli seekord Kedon Lutt. Vähemalt enne starti tundus, et Ragnar Veerus hakkab sulle rohkem vastu. Me täna hommikus saati tegelesime mootori probleemidega, et sirge peal kadus kiirus ära ja sellepärast ka eelfinaalid läksid suhteliselt kesiselt. Aga finaalis saime jälle asjad korda ja saime oma eilse hoo tagasi ja finaalis realiseerisime ilusti ära selle kõik. Tundus, et sa olid targalt nagu rehvi ka säästnud finaali jaoks. Ja kuna poolfinaalis hoogu ei olnud, siis rehvi jäi palju alles ja see tuli kõik kasuks finaalis, et lõpp ja kõik hea. X30 seeniori ja juunide stardis on olukord endine. Nooremad ja nõrgema tehnikaga juunerid on rajal oluliselt kiiremalt. Suurepärase soos oli meistrivõistluste üldliider Rimmo Kadapik, kes sai ülekaalukad võidud mõlemas finaalis, millega käisid kaasas ka otse loomulikult parimad ringiajad. Mõlemal päeval tulid võidud, eelfinaali võit tuli ühel päeval ainult, teine päev kardil olid tehnilised probleemid. Aga sellest viimases finaalis kuulus päris äge lahing ja eriti just esimestel ringidel. Ja esimesed ringid olid üpris põnevad, sain kohe esimesel ringil päris mitmest poisist mööda ja saingi hakata püüdma esimesi 2. Ja siis, kui ette pääsesid, siis sinu järel 3 meest hakkasid omavahel võitlema, sina ainult suurendasid edu, jah? Ja selles mõttes oli mul üpris õnnelik sõit. Sa olid targalt sõitnud ka, sest sa pidasid sõidu lõpuni väga head kiirust ja see rajarekord oli ennem sinu nimel selles klassis ja sa uuendasid seda, tead seda? Ja, selle nimel on välismaal trenni ka tehtud. Vaeva on nähtud? Ja. Aga kuidas sa võrdleksid nende välismaa sõitudega ja Eesti meistrivõistluste konkurentsiga? Sõiteid on poole rohkem, poole raskem on ja seda pusimist ja seda neid avariisi, neid on kõike väga-väga palju. Aga see käib kardisporiga kaasas, ega neid vältida ju ei saa? No kindlasti saab, aga see on jah, suht igav, ma arvan, see sõit. Püüad need miinimumini viia, eks ju? Jah. Mis sa veel tahad ära teha nüüd lähiajal? See aasta kindlasti Eesti meistriks tulla, Soome meistriks ja siis Euroopas top 6 saada. Praegu ma olen 6. kohal. Mõlemas sõidus jõudis poodiumile Jan Kalmet, 4. etapil oli ta 2. ja 5. 3. jäädes napilt alla Patrik Hagalale. Ei ole nii hullud rahul, et kui võrrelda eelmise siidi tulemuse ja üle-eelmised, siis oleks oodanud rohkemat, aga no võidusõit on võidusõit ja kes oskab paremini natuke sõita või kellele sobib see rada ja kellele on need rehvid, et see on nii erinev. Aga 3. koht on ka mingi koht. See 3. koht tuli ikka päris magusalt, praktiliselt viimase ringi viimasel momendil. No tuli, aga oleks võinud nagu esimene see hoopis tulla, esimene koht viimases kurvis, viimase ringil, et see oleks kohe eriti magus olnud. Tunduski, et te 3-ksi seal omavahel võitlesite ja Ranno pääses lihtsalt eest ära? No kuidas võtta jah, aga tal oli natuke võrreldes minu ja Seiga oli natuke teised ajad, et pidigi süüks hooga tulema ja nii tegema. Sama hoog edasi, esikoht on sihikul? Kas just see esikoht, mis poodiumil on, aga see, mis annab punktitabeli esikoht, see on kõige rohkem sihikul. Aavo, sul on tiimipealikuna käed tööd täis, et kuidas on noorte võidusõitjate arengut siin jälgida?
no praegu on meil tegelikult suht hästi, et siin natukene oleks võinud kohad paremad olla, aga eks järgmisel võistlusel paremini. Kas sellises kuumuses mootorihüppuriise mingitel ei olnud, tehnika peab hästi vastu? Ei, tehnikaga ei olnud probleemi, et õnneks nii kuum ei olnud, et sai hakkama, aga muidugi väljas oli kuum, et ilmselt sõitjadel oli raskem kui tehnikal praegu olnud. Vaatan, et poisid on sul väga hästi treenitud, et oskavad rehvi hoida päris finaali, päris viimaste ringideni, et siis tehakse parimad ringiajad. Nojah, eks kõik pingutavad ikkagi maksimum eelsõitudes ja finaalis, et tagasi saanud, et tase on ikkagi päris tugev praegu. Kuidas sa raja kõrvalt seda Janni heitlust seal 3. kohale hindad? Täitsa hea oli, et algusajad said 2 eest ära, aga lõpus Kadapiga Haga olid ikkagi kiiremad, et midagi seekord teha ei olnud. Põhitähtis on see, et ta võitleb lõpuni. Jaa, et viimase ringil ükskord tõusta on väga hea. Seeniorklassis jätkub Siim Leedma valitsusaeg ja Käina rajal sai see järjekordse tõestuse. 2. ja 3. koha eest jagasid maid Mattias Vahtel ning Artur Kaal, kes samas järjestuses ka mõlemas finaalis lõpetasid. No ma arvan, et siiamaani Eesti etapis 2 kõige kergemini tulnud, et hoog oli hea ja füüsiline oli hea oli sõita, stabiilsus oli olemas ja nii saigi eest ära sõita. Siin sõideti praktiliselt kõikides klassides rajarekordid. Kuidas sinul oli? Ma sõitsin ka, aga jah, järjekordselt tuleb ilma kiita ja kaasnevad uuendused ka kartidel, et need on kindlasti juurde aidanud. Kuidas sul hooaeg jätkub? No eks ikka loodan võita järgmised etapid. Ma ei tea, kas viimast pean sõitma, kui tiitli kätte saan, siis võib juba edasi vaadata Katseti poole ja viimased Euroopa ja Soome sõidud ka ära teha ja siis edasi vaadata järgmiseks aastaks. Rotax seenioride start oli selge näide, et selle mootori hiilgeaeg on otsustavalt lõppenud. Rajal oli vaid 4 võidusõitjat, avapäeval oli järjestus Ragnar Veerus, Marcel Peldes, Erich Kühn. Järgmisel päeval langes finišilipp hetkel, kui järjestus oli täpselt vastupidine. Võitja oli Erich Kühn, kellele 0,2 sekundiga kaotas Marcel Peldes, kellest omakorda jäi väga kaugele juba Ragnar Veerus. Marcel oli kogu aeg järgi mul, aga mul oli enda jaoks ka suht ütleks halva tempoga sõit, et oleks ise oleks ka pidanud veits kiiremini sõitma, aga õnneks läks lõpuks hästi. Tuli ikka esimene koht koju. Finaalis oli väga täpne apteekri mäng, et rehv pidas vist päris lõpuni vastu, kuigi oht oli, et kulub päris ära või? Rehv ikka lõpusõit sulas, aga ikka pidi lõpuni hoidma. Selles mõttes, et mul ei ole midagi muud teha lihtsalt. Eesti meistrivõistluste vahepealsetel aegadel sportlased puhkust ei saa. Maksab reegel, parim treening on võistlus. Nüüd on 3 nädalavahetust järjest sõidan, et esimene nädalavahetus olen Castelletos trennis, siis olen Castelletos võistlemas ja siis lähen Beneluxi 4. etapi jaoks Ostrikorti kohale. Tihe suvi tuleb. Kodused mõõduvõtud järgivad nüüd 18. augustil, kui Põltsamaal toimub Eesti meistrivõistluste 6. etapp.